Tere! Tere! Selle aasta novembri lõpus, täpsemalt 22. november, me lendame järjekordselt avastama Indohiinat. Elamusreisile Lao, Kambodža ja Vietnam, nagu nemad ütlevad. 3 riiki, üks reis 3 riiki ja alustame Laosest. Siiski ma pean siin mainima ka seda, et seoses lennuaegade vahega Bangkokis. Me jõuame nimelt, me lendame Tallinn, Šeremetjevo, Bangkok. Me jõuame hommikul Bangkoki 8.30 ja õhtul 20.25 läheb lennuk Vientianni edasi, et meil on 12 tundi Bangkokis ja seetõttu sel korral lisavõimalusena on võimalik saada päevane linnaekskursioon Bangkokis. Ehk siis oleks 4 riiki, et midagi ka taist. 3+1. 3+1. Et seal oli Grand Palace'i külastamine, seal oli lõuna sees, seal oli kanalil sõit, kus olid vaated linnale ja siis lõpuks buss toob meid tagasi lennujaama, et lennata edasi Vientianni. Nüüd, kui me jõuame Vientianni, siis me oleme otsaga Laoses. Ja esimene õhtu ongi see väljapuhkamise õhtu, magame ennast nii välja, magame ennast täis, et järgmine päev alustada siis Laose avastamist. Ja Laose avastamine ja Vientiann, Laose pealinn, seal on omad kindlad sellised objektid, mida külastada väga meelde jäävad, näiteks Buda park, kus on üle 250 erineva Buda kuju, mitu templit, mida külastada. Siis on olemas ka sellist ka nagu euroopaliku arhitektuuri meenutav nagu selline suur triumfikaar või värav, eks selle. Ja, sest et Laos ja Kambodža ja ka Vietnam kõik on olnud kunagi Prantsusmaa asumaad, nii et Prantsusmaa mõju on neil kõigis pealinnades siiski märgata. Nii, aga Vientiannist me läheme siselennuga edasi ja läheme Luang Prabangi. See on tõeliselt kaunis, ma arvan, selle reisi tähtpunkt, sest Luang Prabang on väga ilus linn. Pisikene linnakene, kus näiteks on keelatud sõita suurtel bussidel, et meid sõidutati, meie gruppi jagati 2 väiksesse Toyota bussi ja hästi palju sellist jalakäigu osa ja sellist tõeliselt mõnus linnake. Ja siin me saame tunda selle linnaenergiat, käia siis nendest mitmetest templitest ja võin öeldagi, et Laosest jäi meelde see, et Laos elab budismi rütmis. Et mungad on tänavapildis ja igapäevaselus hästi kogu olemas, kogu nähtavad hommikul vara kuni õhtul hilja, et see nendega kõrvuti tegevusi. Ja muuseas me näeme ka, kuidas hommikul käivad mungad, eks kui kogukond neid toidab, eks ole, see on see munkadele toidu andmise rituaal hommikul vara. Käime seda vaatamas, aga siin tuleb ka selline loodusmoment tuleb juurde, et me sõidame ka jõe peal. Me sõidame mööda Mekongi harujõge, käime Paako koopaid vaatamas. Käime koobastemplites, Paako koobastes, aga käime ka Guangxi kose juures, et selline käime ka koske vaatama, selline looduspäev. Sest nagu eestlastel on, et loodus on meie jaoks väga tähtis. Kui Luang Prabangiga on tutvus tehtud ja siis me lendame edasi ja me lendame nüüd Laosest Kambodžasse ja jõuame Siem Reapi. Jah, et sõita bussidega vahemaa me kaotame päris palju aega, et olla rohkem nendes riikides, siis me kasutame riikide ületamisel siis siselende. Ja nüüd on meil uurida üks väga oluline piirkond ja see on Angkori piirkond. See on Siem Reap on just nimelt Angkori piirkonnas, see on selline ajaloolised pealinnad, kus olid Khmeri. Ja Khmeri kuningriigi siis pealinnad. Impeeriumi pealinnad, erinevatel aegadel olid pealinnad. Ja nüüd on meil on päris mitu päeva, kus me käime kõik need Angkor Thom ja Angkor Wat ja kõik need templid ja kohad ja kõik on erinäolised ja eriilmelised. Et siin me veedame päris mitu päeva. Ja edasi sõdame siis bussiga Kambodža pealinna, Phnom Penhni. See on päris tore bussireis, et nägi hästi palju külaelu kõrvalt. Aga enne seda, kui me hakkasime Phnom Penhni sõitma, me tutvusime ka Kambodža suurima järvega.
Jah, seda ei saa mainimata jätta, et käime ka sellisel järvereisil, Tonle Sapp, käime järvel ja miks see on oluline? Selleks, et see on Indo-Hiina üldse suurim magevee kogum, sellest on olenenud selle piirkonna inimeste elu läbi ajaloo ja see on ka üks Tonle Sapp on ka põhjendus sellele, miks erinevatel aegadel ka Khmeri impeeriumi pealinnad selles piirkonnas, Angkori piirkonnas olid. Et käime järvel sõitmas. Ja näeme, vapustavad siis nii-öelda neid siis kogukondi, kes elavad vee peal, nii-öelda siis paatides. Ja see on tuhandeid inimesi, külade viisi inimesi, kas öeldi isegi, et kogu järve peale kokku on 170 ujuvat küla. Ja, erineva suurusega, me ühte neist suurematest me külastasime ka ja külastame ka nüüd sellel tuleval reisil. Nii et seal on näha, kuidas on koolielu, kus on kodune elu, kuidas farmerid elavad, kuidas elavad, kuidas kirikuid on. Nii kõik see on siis vee peal. See on hästi huvitav reis sellega. Nii ja kui see Angkori piirkond, Angkor Wat, peab mainima, et tegemist on ka väidetavalt sellise maailmaimega, eks ole, Angkor Wat ja kõik see piirkond on siis meil ära uuritud, siis me bussiga liigumegi, tuleme nagu põhjast lõuna poole, tuleme põhjast lõuna poole ja jõuame Kambodža pealinna Phnom Penhni. Kus oli siis tõeline, minu jaoks aga üks meeldiv üllatus oli siis selle Vanema Penni tempel nii-öelda, nii mäe peal ja see oli tõeline elamus, seal oli väga tugev energia ja hästi mõnus ja rahustav oli olla ja muidugi oli tõeliselt kaunis see kuningapalee. Kuningapalee kaunis, aga Phnom Penhiga on ka ikkagi, me ei saa üle ka ümber, me teeme tutvust ka ühe sellise ajaloo perioodiga Kambodža ajaloos, kui Puna-Khmerid Pol Pot, kui valitses, see oli siis veel möödunud sajandil 1975–79 ja mis tegelikult toimus, et me saame aimu ka sellest, et millised erised sündmused toimusid ja mis tegelikult siiamaani mõjutab siis Kambodža eluolu, nii et see mõttes on päris niisugune silmi avardav kogemus kindlasti. Ja nüüd siinsamas Phnom Penhis me läheme laeva peale, väikse laeva peale ja ületame piiri. Ületame siis Kambodža ja Vietnami piiri ja jõuame oma reisiga Vietnami poole ja jõuame sellisesse kohta nagu Chau Docki. Väga väike linnakene, et linnakese me käisime läbi vist 3 tunniga, aga meie külasime just selle looduse poole peale, et käisime siis seal mäetipus, et ööbisime üks mäetipus ja järgmine päev oli minu arust meie reisiks põnevamaid matkasid päris looduses. Käisime siis paadiretkel, me vahetasime veel paati, algus suurema paadiga, siis väiksema paadiga, aga me käisime Mekongi delta seal nagu džunglis sõitmas, eks ole, ja linnuriiki avastamas. Ja, linnuvaatusel. See oli tõsine linnuvaatus, selleks, et linnud olid seal nii julged ja neid oli nii palju ja see oli selline tõeliselt meelde jääv džungliretk. Ja siis sõitsime edasi järgmise linna on Kantu, mis on tõeliselt armas selline, ta Mekongi pealinn, aga minu arust väga armas ja ilus linn. Et siin on ka väiksed sisetiigid, järved, seal on ka jõekallad, mis on kaunistatud ja tõeliselt õhtusel on väga ilusad vaatemängud, valgusmängud ja ka ööelu on hästi põnev ja aktiivne ja kus on ka päris palju toimivaid ja aktiivseid templeid. Ja just nimelt siin siis Kantoos me külastame ka veel selline ujuvturg. See on selline ulgiladu, nii-öelda kohalik ulgiladu, kus väikeste paatidega käiakse siis väikeste kaupluste jaoks kaupa võtmas. Näeme siis seda ujuvturgu, templid, rannapromenaad, promeneerime seal ja liigume siit siis bussiga edasi. Ho Chi Minhi poole. Ho Chi Minh ehk Saigooni poole. Aga see tee on ka, lihtsalt me ei liigu niisama, et me külastame. Teeme vahepeatusi ja käime templit külastamas. Käime looduses ja nii, et see mõttes see teekond ei ole mitte pikk bussisõit, vaid lühikesed sutsakad põnevate avastustega vahepeal. Ja jõuame siis Vietnami pealinna Ho Chi Minhi. Jätame lõunaosa pealinn. Just õige, Hanoi on pealinnaga, aga on ka Saigon on olnud pealinn. Vietnami lõunaosa pealinn. Ta on lõunaosa pealinn, ta on endine pealinn, praegu on ta küll Vietnami suurim linn, seal on praegu
kas circa 12 miljonit elanikku ja mis nad ütlevad, et mis on selle linna eripära, et seal on 12 miljonit elanikku, aga 7 või 8 miljonit mopeedi või võrri ja sõidavad kõik, sõidavad mehed, naised, noored, vanad, pered, kõik. Linnaliiklus pole välja arenenud, ma mõtlen ühistransport, eks ole, ja see on nüüd midagi täiesti totaalselt teistmoodi. Ja siin me jälle tutvume siis sellise Prantsuse linnaosaga, mina nimetaks seda mini-Pariisiks, et täitsa väga üllatav, kohati nagu ehmatav ja et annab väga erinevaid indikatsioone ja üllatusi meile selle Pariisi linnaosa koopia külastamine. Nii-öelda lõuna siis võtmes. See energia on teistsugune ja külastame ka Kutsikoopat. Kutsikoopat, et see on koht, mida tasub alati külastada, et see on nüüd selline meenutus Vietnami sõja ajast ja see on maailmas ainulaadne tunnelite süsteem, üle 200 kilomeetri, 250 kilomeetri tunneleid, kus siis inimesed elasid ja käisid väljas ja võitlesid, vietnamlased siis seal käisid siis võitlesid ameeriklastega seal, et külastame seda Kutsikoobast osakava või ala, saame sellest ka pildi. Ja samuti, kui tahate rohkem informatsiooni meelisi ja siis lähme koju tagasi. Mitte kui otsevad läbi siis Moskva. Läbi Seremetjevo jõuame siis koju tagasi. Ja rohkem infot meie lehed www.seeder.ee, www.seederreisid.ee või meie Facebooki leht. Seederreisid. Ja uurid kindlasti ka hinnavõimalus on olemas siis järelmaksu võimalus ja on olemas ka soodustused, miks, kuidas ja kellele, tuurige täpsemalt ja kui on küsimusi, siis saatke meil info@seeder.ee või veel parem, tulge kohale reisiõhtule. Kui vähegi võimalik, tulge meie tasuta reisiõhtule, saate hea ülevaate, saate esitada kõik küsimused. Kohtumiseni. Kohtumiseni.